mis me ette lugesime, et need vastavad mingile konkreetsele tähemärgile. Et no nii on tehtud. Klassikalises numeroloogias ongi, 1 on lõvi, 2 on vähk. Ma ei ole sellega nõus, 2 on kuu kaaludes rohkem, 2 arvaneb rohkem kaaludele. Planeet on küll kuu, aga nagu oleks kuu kaaludes. 6 näiteks öeldakse, et ta on sõnn ja kaalud, on ju. Sõnn kindlasti, kaalud natuke, 6 on palju vähki. Kodu, see on kõik vähk. Ütleme siis 4. No see on ka nüüd minu jaoks suur küsimärk, et öeldakse uraaniga seotud veevalajaga, on ju, kus otsast veevalaja on väga vabadusarmastav ja talub mingeid piire ja raame. 4 on täielik süsteem ja raame, ta on Saturn, uraani või ütleme siis Merkuuri ala mööda, kuna 4 töötab väga, väga hästi välismaalastega, arvutitega, kompuutritega. See on küll jah, uraani poolne osa. Ütleme, Indias on rahu selle nimeks. Igal pool on omad erinevad nimed, aga ütleme, see tegutsemismeetod on ikkagi sama. 5 on seotud näiteks klassikalises astroloogias Merkuuriga ja sellega ma olen nõus. Seal on uraani ja Merkuuri. Kõige närvilisem, rahutum, niisugune, impulsiivne kohad isegi võiks öelda. 8 on Saturn öeldakse, olen ka nõus, aga mitte puhas Saturn, see on tugeva Marsi või Pluto mõjudega. No ütleme siis Skorpioni ja Kaljukitse segu nagu. Mõnikord on jäär ka tugev seal. Mida ma alati olen tähele pannud, on see, kui inimesel on tugev 6 ja tugev 8, või siis tugev 8, on alati tugev päike või leviga. See on kummaline asi, et eesti keeles sõna päike on võrdne numbriga 6. Sõna kuningas on võrdne ka numbriga 6. Ja see on täiesti elementaarne, sest 6 on kõige parem pereisa. Päike ja kuningas on need asjad, mis ju loovad ja hoiavad elu, kaitsevad elu. Ja see teebki 6. 9, seal on palju amburit, seal on jäära ja kindlasti on seal paljud inimesed on tähelepanenud Pluto mõju. Tuna ta on, ütleme, ülemineku number, lõpetab, kõik lõikab ära. See on Skorpion. Need nagu näed, et neid lõvisid ja Skorpion on mitmes numbris, planeedid ka erinevad olla. See on minu kogemus, mida ma räägin. Need ei tööta nii väga üks ühele. Ma olen püüdnud uurida üks ühele, siis ei lähe. Ja mitte alati tähendab üle. Ja vahe on veel selles, missus astroloogia süsteemis seda vaatad. Kas sa vaatad seda lääne platsiiduse majade süsteemis või vaatad sa India täismajade süsteemis. Kardinaalsed erinevad. Ma olen ise astroloogiaga tegelen 14. eluaastast ja 4 aastat nüüd olen uurinud seda veedade astroloogiat Indiast. See on oluliselt laiem, võimsam, sügavam ja töötab numeroloogiaga käsi käest perfektselt. Lääne astroloogia töötab numeroloogiaga koos. See näitab, et nad on viltu näinud omadega. Kas või see kevade punkt on täiesti, see ei ole ka õige. Ei ole enam 21. aprill. Või see, vabandust, 21. märts kevade punkt. Kevade punkt on märtsi alguses astronoomilises plaanis. Ja veeda astroloogia arvestab seda. Aga siis kas nihkuvad ka need? Jah, kõik nihkub, maatelgu nihkub kogu aeg. Ma mõtlen, kas need tähemärgid siis ka nihkuvad? No absoluutselt. No, sa oled 14. eluaastast astroloogiaga tegelenud. Kas sa oskad ära arvata, mis tähemärk ma olen? See on sügav, numbrid järgi mul lihtsam. Sügav märk, kas oleks Skorpion? Ei, siis ma eksis. Ära siis rohkem paku. Ei, ma ei paku. Ma ütlen, astroloogia koha pealt ma ei ole. Kunagi noorena mul meeldis seda teha. Ja päikse märgi järgi inimest arvatada on väga keeruline. Inimest arvatakse tõusumärgi järgi ja tõusumärgi juhtplaneedi järgi või esimeses majas asuva planeedi järgi. Selle minu märk näiteks sellega peaaegu mitte kunagi, 95% ei ole ära öeldud, kes ma olen. Kui päiksemärgilt ma mõtlen. Lääne klassikalise astroloogia järgi ei ole kunagi ära öeldud. Väga arva. Aga tõusumärki on pandud küll ja küll. Nii märkusega pole. Eesti esu.